Käisime kursakatega Setomaal tõrva ajamas. Iseenesest oli asi lihtne. Kanguta ja puhasta kändu, et saaksid koormrihma või kõie kännu külge ja hakka siikutama. Kui kännud on kärul, transpordi need töökate tudengite juurde, kes teevad nendest käsitööhaket. 7 tudengil ja 1 peremehel läheb vaja vaid pool päeva, et kätte saada paras kogus mennilaastu, et saaks tõrva ajada. Aga enne, kui ahju alla tule tegemise peale mõtlema hakata, tuleb ka eeltööd ära teha. Esmalt tuleks eelmisest põletamisest sütt täis korvid ahjust välja tõsta ning siis värskema kraamiga asendada. Kui enne muiste tassiti vaigused kännud ühte suurde hunnikusse ning kaeti mullaga, millele tehti tuli otsa, siis tänapäeval enam nii arhailiseid töövõtteid ei kasutata. Peremehel oli koos potsepaga valmis meisterdatud 2 laustutorni ja 8 lööriga tõrvaahi, mis suudab ühe korraga toota 150 liitrit tõrva. Kui värsked männilaastud sai ahju tõstetud, oli tarvis tornid hermeetiliselt kinni panna, et ahjus olev kuumus liialt välja ei lekiks. 2-kihilise torni seesmisele osale tõstsime peale metallist kaane, mille servad käisime üle saviga, et tagada selle õhutihedus. Kaanele panime veel igaks juhuks külge metallist klambrid. Välimisele torni osale panime peale betoonkaane ning sinna vahele laotasime klaasvilla. Nüüd, kui kõik ettevalmistused said tehtud, võis ahju alla tule teha. Kokku hoidsime ahju all tuld pea 14 tundi ning kõrghetkel kerkisid temperatuurid 500 kraadini. 1,5 tundi tuld ja hakkasime tasapisi märkama esimesi ilminguid tõrva eemaldumise protsessist. Kui peremehe pakutud Hansa kõrvale said toastid tehtud ja õhtuseks söödud, saime imetleda tärpentiini lõhnalise suitsu näitemänge. Paar tundi kändude kiskumist, pool päeva puude lõhkumist, 14 tundi tule jälgimist, saagiks 150 liitrit tõrva.